Hei vlog, it's Diana Banana. Täna on pühapäev, 12. november ja kell on 15:29. See on reaalselt looju päike mu selja taga. Ja ma tegin kõige mõttetumaid asju. Näiteks, ma arvan, ma kulutasin peaaegu tund aega, et vaadata TikTokist Mount Everesti videoid. Mitte sellepärast, et Mount Everest mind kuidagi nagu väga huvitaks või see oleks koht, kuhu ma tahan minna. Vastupidi, ma vaatasin neid videoid selle pilguga, et jumal tänatud, ma seal pole, ma ei taha sinna elu sees minna. Sest fun fact, mida ma sain täna teada, kui sa Mount Everesti peal ära sured, mida juhtub ülitihti, siis sa jäädki sinna, sest surnute transportimine on liiga riskantne, sa võib nõuda kellegi teise elu veel lisaks. Ja ma olin lihtsalt hämmingus, et inimesed sinna ikka veel lähevad, siis ma lihtsalt vaatasin neid TikTok'e mingi tund aega, ma olin nagu vau, ma olen nii õnnelik, et ma seal ei ole ja õnnelik, et ma ei taha sinna ka mitte kunagi minna. Ja tegelikult see oli päris põnev. Ma soovitan, pange TikToki Everest otsingusse. Täiesti random teema, millest rääkida. Lähme teeme siia varahommikusse kell 3:30 kohvi. See on natukene rohkem jääd, kui ma tavaliselt kasutan, aga suva. Siin on minu impressive kollektsioon siirupeid. Ma kasutan peamiselt seda. See on suhkruvaba, sellepärast. Siis seda, see ei ole suhkruvaba, sellepärast. Ja mäletate, kui ma valisin latte, mitte enam, nüüd ma valin espresso. See on ainult nii palju täis ja siis ma võtan selle barista kookospiima. Tuleb olema va? Ma tean iga aasta, et see talv tuleb ja ma tean, et nii pime on, aga see ikka üllatab nagu iga kord. Iga päev, ennem 4 juba, ma vaatan aknast välja ja avastan, et öö on, kesköö on. Selline on siis minu kohvi, ma üritan sellega macchiatot järgi teha. Ma isegi ei tea, kas see on nagu natukenegi täpne, aga see latte tegemine, kui te mäletate, kuidas ma suvel tegin, ma kasutasin piimavahustajat ja see tuli nii tuline ja ma pidin seda maha jahutama hästi pikalt. See oli lihtsalt nii tüütu protsess. Võimalik, et ta tegelikult maitses paremini, aga ma lihtsalt ei viitsi enam sau. See on ülihea. See on minu updated kohvirutiin. Enne kui päike täiste alla läheb, ma lähen käin peiliga õues. Pimedas ma ei näe ta junni koristada. Kas te tahate ka õue tulla? Kas sa oled üldse täna õues käinud? Olene, mis päeva ma selle postitan, aga ausalt, kui mul on vaba päev ja kui mul poleks koera, siis ma arvatavasti ei lähekski õue, siis mul poleks vajadust. Aga see, kui sul on koer, siis see sunnib sind lihtsalt õue minema, mis on positiivne. Kui sa pole veel täna õues käinud, siis tule, ma viin sind õue. Ma olen täna actually eeskujulik, et ma panin endale vesti selga. Muidu tavaliselt ma lähen lihtsalt dressikaga ja saan megalt tuult, aga jalanuusid ma ikka jalga ei pane. Ma kannan ikka veel novembris Coca-Cola plätusid. Ja siis ma vahepeal imestan siin, miks mul näiteks hääl ära on või nagu ma liiga tihti nina pean nuuskama ja nii edasi. Ma ausalt ei tea millest. Peili! Kuulete seda? Mine küll aeda, ei olge minna, kui ta niimoodi haugub. See on küll nii piinlik. Ma ei taha minna. Seal isegi pole kedagi. Peili! See on nii mõnus ja rahulik, kui Peili ei haugu. On ju? Eks ole? Peili on oma asjad ära teinud. Kõikidele naabritele öelnud, et ta vihkab neid. Ma arvan, me võime vist tuppa minna. Peili Sabal ja Anne Veskil on sama juuksur. Nii nice oli õues käia. Reaalselt see andis mulle praegu rohkem energiat kui see kohvi. Aga eile õhtul sain ma sõnumi, et mulle tuli pakke älist ja ma hakkan neid avama. Ma oleks peaaegu eile õhtu avanud ja siis mul tuli meelde, et ma tahtsin täna vlogida. Ma reaalselt isegi ei mäleta jällegi, mida ma olen tellinud. Nii et see on üllatus meile kõigile. See peaks olema kaelakee, ma loodan. Äkki ma vahetaks ära. I like it. See on selline basic. Ma olen viimasel ajal väga basic. Ma isegi ei kanna enam roosat värvi. Nagu nii basic. Et isegi roosa on liiga palju minu jaoks. Välja arvatud trennis. Muus trenni bluus on roosa. Teine sobis paremini, aga las ta olla suva. Veel üks pisike pakk. Jaa! Ma tellisin endale siis kõrvarõngaid. Mul on praegu ka sellised H&M-ist ostetud rõngad,
aga H&M-i ehted tekitavad mulle kohutavat allergiat, sest seal on nikla sees, ma arvan, see on niklist. Ja ülihea lifehack, oota ma ütlen. Kui kirjutada Alice'i sisse 925 silver, 925 ongi hüpoallergeeniline sterling silver, tõlkes puhas hõbe. Puhtast hõbedast, kuigi see on kuldne, et on nagu üle kullatud või midagi. Isegi kuskilt korralikust kohast ostetud, isegi kuskilt korralikust kohast ostetud minu meelest kullast ja hõbedast ehted tekitavad mulle ülitihti allergiat, sest sinna ikkagi on vist topitud niklit või ma ei tea midagi sisse, mis mulle ei sobi, aga need äriomad, mis on 10 korda odavamad, ei ole mulle kordagi allergiat tekitanud. Ma tellisingi siis sellised basic'ud rõngad lihtsalt, kuldsed ja hõbedased ja lisaks, ma ei tea, neil on vahepeal komme nagu kingitusi kaasa panna. Ja need kingitused pole kunagi head, ma pole mitte kunagi hea kingitus saanud, ma pigem lihtsalt nagu ei saaks kingitust. Ma sain sellised kõrvarõngad. Ma arvan, et see on kõrvarõngad lihtsalt nagu pärlid. Thanks, I guess. Ja teate, ma vahetan need kõrvarõngad kohe ümber ka, sest ma olen neid kandnud, ma ei tea, alla tunni aja ja mul juba veits nagu annab tunda. Mis mulle rõngaste juures on meeldib, on see, et nendega saab magada. Need ei häiri magamist, ma ei pea kogu ära võtma. Mulle tundub, see on jõulutuled. Ma reaalselt mõtlesin, ma tellin täiesti tavalised, mis panna kardinate külge. Aga siin pole isegi seda pistikut. Ja viimasena, ma arvan, et siin on sees üks bluus. Ma tahtsin seda tegelikult Halloweeni peole panna. I guess see tuleb 3 osas, need on varukad. Niimoodi vaadates on see väga mitte midagi ütlev, aga teate, lähme proovime selga. Mul on usku, et see on hea. Oota, ma lõikan sildi ära. Okei, ma sain selle selga, aga ma proovisin seda oma maika peale. Mul on tavaline must maika all, sest ausalt öeldes ma kannakski seda ainult maika peal. See on mulle samal ajal suur ja väike. Õlapaelad on liiga suured. Samas nagu see osa ei kataks mind siit ära, ehk jääks mulle väikseks. Siin all on selline võrgust läbipaistev osa, mis on cute. Ma võib-olla piltide peal kannaks seda ilma. Jep. Kaamerast pole vist väga aru saada. No, jah. Ja tegelikult päris elus ka ei ole, kuna mul on see maika all, aga ma ütlen, ma ei saaks seda ilma näidata. Topid on hästi cropped viimasel ajal ja võib-olla liiga paljastavad, eriti praegu talvisel ajal. Ja siis maika alla panna, eriti kui on nagu musta värvi kõik, on ülihea lahendus. Ja ma olen seda varem ka teinud. Kõik küsisid mult, et kus ma selle bluusi sain ja ma olin nagu, tegelikult see on 2 bluusi. Aga teate, mis ma tegelikult tahan siin videos teha või? Te juba teate. Please do not charge me. See kapp on mu jõulukapp. Enamus asjad seal on jõulukaunistused. Ja teate, mul on veel seal mingeid tulukesi, kuulikesi, aga ma ei hakka hetkel korraga rohkem välja võtma. Kuusk on mul garaažis ja jah, ma toon ka selle täna välja. Ma panen täna kuuse ülesse ja me alustame jõuludega, sest mulle aitab. Jõuludel on olnud mul eesmärk alati vähemalt 1. advendiks kõik ära kaunistada, aga viimastel aastatel on see kuidagi veninud ja et see heastada, alustangi ma sellel aastal lihtsalt 2 nädalat enne 1. adventi. Kuigi sellel aastal on 1. advent juba november lausa, isegi mitte detsember, nii et jõulud algavad niigi natukene varem, aga ma olen ekstra graafikust ees. Kirjuta mulle alla kommentaaridesse, millal sina kavatsed jõuludeks kaunistada või ütle, kui sa oled seda juba teinud, arvatavasti mitte, arvatavasti ma olen esimene, ma ei tea, ütle mulle, kuna sina kavatsed, mulle helistatakse, aga ja ma praegu lihtsalt vaatan üle, mis mul on ja siis ma lähen poodi ja vaatan, äkki mul on midagi veel juurde vaja ja me kaunistame mu kodu jõuludeks ära. Teate, ma käisin ühes poes ja teises poes ja 3. ja 4. ma käisin kõik kohad Tartus läbi, kus sai jõuluasju üldse leida. Ja ma ei taha küll mingi kunst tunduda, aga see valik oli suht mõttetu. Täpselt need samad asjad, mis igal aastal ja kui ma ei tahtnud neid asju 4 aastat tagasi, siis miks ma peaks neid nüüd järsku tahtma? Aga sellegi poolest nii tore oli lihtsalt jõulumaailmas ringi käia, aga ma lõpetasin siiski riiete poes hoopis. Täna on teisipäev ehk 2 päeva on mööda läinud. Ma ikkagi ei jõudnud sellel õhtul kuusk üles panna, sest ma olin liiga väsinud. Nii et me jätkame sellega täna. Lasin ta just lõhna peale. Ariana Grande ja Cloudy. Ma ei mäleta, millal ma selle ostsin, aga mulle tundub, et see on halvaks läinud, sest see lõhnab nagu mingi... Teate neid meeste nagu väga vängeid asju, mida Maximas müüakse? See lõhnab samamoodi praegu. See ei ole enam naiste Ariana Grande, vaid see on mingi Ariana Grando. Igal juhul ma lõpetasin siis riiete poes. Mul oli reaalselt uusi riideid vaja, sest ma müüsin nagu enamus oma riideid
maha ja mida ma veel avastasin, on see, et mul ei ole üldse pikkade varrukatega bluuse. Talvel mul on neid veits vaja ja ma läksin New Yorkerisse. New Yorker on mu uus lemmikpood jälle. See oli viimati mu lemmikpood mingi 7. klassis ehk 100 aastat tagasi, aga New Yorker on nagu Eesti AliExpress. You know, seal on sarnast tüüpi asjad. Bluus, mis mul seljas on New Yorkerist ostetud ja ma reaalselt olen Alice Wishlisti pannud ülisarnase bluusi. Nii kui ma seda nägin, ma ostsin selle kohe ära ja ma ostsin selle valges värvis ja also pruunis värvis. See on natukene cropped, mulle meeldiks, kui see oleks pikem, aga vähemalt on siin pikad varrukad, nii et hea seegi. Ja siis ma ostsin veel ühe bluusi, sellise basicu pruuni, jällegi pikad varrukad, jällegi veits cropped, aga muud polnud võtta, nii et. Siis ma käisin Reservedis, ma panin selle klipiga, kuidas ma proovisin mantleid selga. Ma ei mäleta, kas ma näitasin teile beeži või musta seljas, aga ma valisin ikkagi musta. Ja miks ma üldse mantli ostsin, sest mu sõbranna oli mul külas paar päeva tagasi ja ta lihtsalt kiusas mind mantlit ostma. Mul ei ole mantleid, sest need ei meeldi mulle. Ta reaalselt kiusas mind nii väga, et 2 päeva hiljem ma läksin ja ostsin endale mantli. Ja ma tänan teda sellest, tegelikult mul oli tõesti mantlit vaja. Ja siis, kuigi ma olin oma jõulušoppamises väga pettunud, ostsime siiski natukene kuulikesi sellele väiksele kuusele, mis läheb minu roosasse tuppa 2 erinevas värvis. Sellise tuli mul juurde vaja. Aga muidu nagu mu enda kuusk on juba nii ehteid täis, et sinna pole niikuinii midagi vaja. Mida mul oli vaja, oli valguskardin, mis öeldakse selle kohta, mille sa riputadki oma kardina külge. Seda ei olnud mitte kusagil. Ja siis ma tahtsin niisama nagu kujukesi või nagu põlema pandavaid kujukesi, mida panna kuskile akna peale, kapi peale. Ja nende valik oli reaalselt täpselt sama, mis kogu aeg. Kui sa oled poodides ringi käinud või kuskil netis ringi vaatanud ja sul on soovitusi, kust leida ilusaid jõulukaunistusi, siis please kirjuta alla kommentaaridesse, et teised saaksid ka vaadata. Aga nüüd paneme lõpuks kuuse ülesse ja kuusk läheb jällegi magamistuppa nagu eelmisel aastal, sest mul on kass. Põrand on kohe okkaid täis. Ei, Miilo on juba platsis. Kui sa oled kahe vahel, kas võtta kassi või mitte, siis no võta ikka, aga ma loodan, et sulle meeldivad kassid rohkem kui jõulud, sest mõlemat sa ei saa. Ilma välja. Mul on kuusk lõpuks ehitud. Ma soovitan teil ka esimesel võimalusel, kui sul tuleb see tunne peale, et sa tahaksid kaunistada, kõik ära kaunistada, sest et jõuluaeg on liiga lühikene. Ainus asi selle kuusega on see, et see seisis mul nüüd aasta aega garaažis. Ja meil on kohutavalt suuri ämblikuid. Parem oleks nad selle kuusega nüüd otse mu magamistuppa ei tulnud, sest ma ei tea, siis mulle jää küll muud üle kui surra. Ja mis ma veel siin tegin? Ma avasin selle Kalevi piparkoogipallide paki. Lihtsalt tuletan teile meelde, ma tegelikult ei taha kaameras süüa, muidu mul läheb suu äkki šokolaadiseks, aga lihtsalt tuletan meelde, et Kalevil on piparkoogipallid, nad spons, lihtsalt need on mu lemmikud jõuluasjad üldse. Ma kaunistan ka ülejäänud kodu ära ja näitan teile arvatavasti järgmises vlogis või midagi. Ma väga loodan, et sulle meeldis see video ja kui sa oled jõudnud selle video nii lõppu, siis jäta mulle alla kommentaaridesse oma lemmik jõuludega seostuv emoji. See isegi ei pea olema päriselt jõuludega seostuv, aga kui see vähemalt sinu jaoks seostub jõuludega, siis pane see mulle alla kommentaaridesse ja mult on nii palju küsitud, kas ma teen ka sellel aastal kingivahetuse video. Ütle mulle all kommentaarides, kas sa tahad, pane sellele video kindlasti thumbs up, kui sa tahad ja pane sellele video thumbs up, kui sulle lihtsalt meeldivad jõulud, ma armastan jõule. Ma loodan, et see video tuleb. Ma hakkan seda nüüd planeerima. Kui te väga-väga tahate ja te sellest mulle teada annate, siis no mul arvatavasti lihtsalt ei jää muud üle, kui see video ära teha. Ma lihtsalt loodan, et see video andis sulle natukenegi jõulutunnet ja tegi su päeva paremaks. Jah. Ma nüüd lähen, aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.